Setumaal asub Saatse saabas ehk Vene Föderatsiooni ala, mis ulatub saapakujuliselt Eesti sisse. Vastavalt Eesti-Vene kokkuleppele tohib sealt läbi sõita, Venemaale sealt ühtegi teed ei vii, aga paljudele kohalikele on see oluline otsetee. Eile läks seal kahtlaseks ning piirivalve keelas läbisõitmise. Tavaliselt on piirivalve 1 või 2 liikmelised toimkonnad, käivad korraks, lähevad minema. Mida me eile täheldasime, olid suuremad grupid, relvastatud toimkonnad, 7-10 inimest ja nad liikusid algul tee mööda, aga hiljem võtsid ka positsioonid nii-öelda kogu maantee laiuses. Vormi järgi on aru saada, et tegemist ei ole Vene Föderatsiooni piirivalve ametnikega. Eesti piirivalve võttis ühendust Vene piirivalvega ja küsis selgitust. Nende vastus oli, et mitte midagi erilist ei toimu ja tegemist on tavapärase olukorraga. See oli meie jaoks indikatsioon, et kui relvastatud üksus on sisuliselt kogu maantee laiuses teeb ja adekvaatset vastust ei tule, et me ei ole võimelised tagama Eesti inimeste turvalisust. Saame aru, et tegemist ei olnud tavalise piirivalveüksusega. Kohalikele pole tee ainus ligipääs, aga ümbersõit on 10 kilomeetrit pikem. Seetõttu on kohalike jaoks tee oluline. Natuke ärev ja natuke ootust või mis nüüd edasi saab. Ümbersõit on ikkagi nagu oluliselt pikem ja veel on nagu põhimõtteliselt on isegi seal 2 ümbersõitu nagu metsateed pidi või see RMK teed pidi, mis on väiksem, aga see on ikkagi kitsas ja teine on pikem, mis on ma arvan, et mingi 7 või ma ei ole ka nüüd täpselt mõõtnud, et kuskil nii palju nagu pikem üle seal Koidula põhimõtteliselt. Riigikaitsekomisjoni juhi sõnul ei ole põhjust ohuhinnangut tõsta. Venemaa sõjavägi korraldab rutiinseid tegevusi omal territooriumil igas oma nurgakeses ja see on nende õigus, sellepärast et Saatse saabas ikkagi on Venemaa territoorium. Meie politsei piirivalveamet nägi seda ja võib-olla meie kaitseväe luure ja ilmselt see otsus on väga õige. Sealt läbisõitvatele autodele on siiski olukord ohtlik, sest aeglaselt sõita ja peatuda sel teel ei tohi. Aga selline grupp teel ees paneks pidurdama küll. Ei saa välistada provotseerimine seaduse rikkumisele ongi Venemaa eesmärk. Ärme tee kõikidest nendest asjadest nii palju, kes ongi Venemaa eesmärk, meid provotseerida, testida ja mida rohkem me lähme närvi nende asjade peale, seda paremini Venemaa täidab oma eesmärgi. Kohalikel on olukord tüli ja ärevus tekitav, aga vallavanema sõnul on tavaliselt Saatse saapa kaudu sõitmise pärast rohkem mures kaugemad külalised, mitte kohalikud. Kohalikud on alati nagu seda rahulikult võtnud ja kogu aegselt sõitnud, et võib-olla ongi nagu see tekkinud nüüd nagu riigi poolt ja võib-olla ka ajakirjandusest ja Tallinna poolt, et on järjest rohkem ametnikke enam sealt läbi piiri sõida. Meie sõidame nagu igapäevaselt sealt läbi ja mul on ka maakodu seal, et ma ei mõtle kunagi, et seal nüüd mingi selline ohtlik olukord. Tee jääb aga esialgu suletuks, sest Vene üksusi liigub endiselt. Pigem me ei näe, et täna oleks see liikumine endiselt aktiivne, et pigem me arvame, et siin uue nädala alguses võetakse vastu uued otsused. Saatse saapas plaanitakse ehitada ümbersõiduteed, aga see on takerdunud keskkonnakaitse vaidlustesse. Eesti-Vene piirileppe järgi, mida seni pole kummaski riigis heaks kiidetud, oleks Saatse saabas edaspidi aga Eesti territoorium.